mitte seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud, tahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan naist, kes on kuum nagu lõunamaa öö, tahan kirge, mis minu jaoks laetud. Ma ei nõua, et oleks tal vooruse vöö, tahan hästi, et asi saaks aetud. Tahan rännata sinna, kus jalg pole käinud, tahan korrakski ära siit minna. Ma ei mõtle, et oleksin kõrbesse läinud, tahaks näha või suuremat linna. Tahan viiluda vett, millel kallast ei näe, ma ei mõtle, et kullaksin laintes. Tahan korraks ta sisse vaid torgata käe, kas tõesti ta soolaselt maitseb. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, kuigi kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Mitte eriti kõrgel, tahan lennata, kuigi kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Ma tahan proovida jooki, mis purju teeb päe, ma ei mõtle, et täis tahaks juua. Tahan tunda, kas tõesti see surin on hää, et sellele ohvriks on tuua. Tahan tunda, mis tähendab tõeline torm, ma ei mõtle, et roniksin masti. Võiks puhuda tuul kas või mütsi mu peast, ka see ei oleks pagana hästi. Tahan eksida mõnikord tuttavalt teelt, tahaks kohata musta kassi. Ma ei mõtle, et sohu peaks uppuma teelt, aitaks sellest, kui uksed läheks sassi. Vahel on nagu tahaksin midagi muud, mitte seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud, tahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, kuigi kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, kui kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Tahan lennata. No nii. Esimene kõlks on tehtud ja läks päris ladusalt. Ja loomulikult kõik kibelevad, et saaks kohe asuda õnnitama. Aga enne seda tuleb ikka saada puus lahti. Ja tantsuplats on juba avatud, igaks juhuks ütlen. Ja tegelikult on nii, et hästi suure aplausiga kutsume juba lavale ennast valmis panema ansambli Kukerpillid. Ja alustame pidulikult klassikutega, nimelt Juhan Liiv ja Vello Toomemets koos tegid sellise laulu, mille pealkirja kirjaks on Meri. Ja see on valss. Thank you.
Palju korda püüdnud, ma õnne taguda, kuid kõik kutsub mind ja ma pean lahkuma. Mitte ootan, ja selle tuleb lõpuks. Mitte ootan, ei saa oodatud oma ootamist. Mitte ootan, millal meil kus on. Kui mitte kutsub mind ja ma pean lahkuma. Kui mitte kutsub mind ja ma pean lahkuma. Kui mitte kutsub mind ja ma pean lahkuma.
kultuurile väga kasulik olnud, et sina seda oled edasi vedanud ja pühendanud. Sa tõesti pühendad ennast täiega, sa ei tee midagi nii-öelda ülejala. Kõik on väga hästi planeeritud ja korraldatud. Tänu sinule see maja sälab. Tänu sinule käivad siin inimesed ja kellelegi ei ole maja mõtet pidada niisama tühjana, vaid ikka siis, kui siin on sära ja lõbu ja muusika. Selle kõige eest anname sul üle tänukiri. Raikula Varmer tänab ja tunnustab Ene Kangurit pikaajalise ja pühendunud töö eest kultuuri edendamisel ja kogukonna elu rikastamisel. Ja lisaks sellele on meie poolt muud. Ansambel on meil tõesti on meil tohutu au enne sinuga koostööd teha juba siin Rapla vallana, kes iganes Rapla vallas on elanud, on ka 55 aastat. Et meil on, kuidas me nüüd ütleme, meil on meeletult tore ja me seal oma lauas ka lõime ka klaase kokku, ütlesime, et on nii lahe, kui Ene sa oled meiega. Et mis me teeksime ilma Eneta? Eks me oleksime nii-öelda, küll saaksime hakkama, aga mitte nii hästi võib-olla. Samas ka jälle, et Ene on ka nii tegus igatpidi ja ei nurise, ütleme selles mõttes ja mis iganes me nii-öelda koostööd teeme, siis alati on nägunaerul, mina ütlen suu kõrvuni, reibas, hästi nooruslik ja sellepärast soovimegi Rapla valla kõikide Rapla valla elaniku poolt üle anda sulle tänukirja, armas Ene, 55 viljaka kultuuriaasta eest. Teie siiras pühendumus ja loov jõud on kandnud meie valla kultuurielu läbi põlvkondade ning annab sellele hoogu tänagi. Soovime teile jätkuvalt jõudu ja sära meie kuulija kultuurielu rikastamisel. 14. september 2025 ja ole hea. Mina muidugi, me oleme nii palju tuttavad, et mina julgen kallistada. Mul ei ole muud öelda, kui aitäh, Ene, et sa meil olemas oled. Ja mina lihtsalt kordan seda, mis ma seal Sampuse klaasi kokku lüües, et ma olen hea meel, et ma saan sinuga koostööd teha. Aitäh sulle! Rahvakultuurist oli meil, Anne oli ka siin. Anne, tule sina, jah, just. See oli nii natuke peidus seal, ma ei üldse... Nii. Tere Ene ja tere kõik Ene sõbrad. Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt toon sooja tervitusi Viljandi linnast. Ja mul on siin palju asju sulle nüüd üle anda. Eesti Rahvakultuuri Keskus on selline tore asutus, kes tunneb väga huvi ja armastab kogu Eestimaa kultuuri. Ja kui selles kultuuris on keegi nii säravalt tegutsenud nagu Ene, siis meil ei olegi nagu väga sõnu. Ene, sina oled meie kultuuri sammas. Ja selle tänutäheks on meie direktor Kalle Vister allkirjastanud ühe väga vägeva tänukirja ja ta soovib sulle niimoodi. Ene Kangur, täname teid pikaajalise panuse eest Raplamaa kultuurielu kujundamisel. Õnnitleme 55. tööjuubelil. Ma annan selle sulle üle. Ma annan need lilled ka sulle juba üles, ma räägin sulle, mis kotis on. Ja tõin ühe kotikese ka. Meil on selline tore komme, mingisuguse väikese asjakese, vaata lilled närtsivad ja tänukirja sa paned sahtlisse, aga midagi, mis jääks sulle kasutusse,
toome me ka, et sa mäletaksid enne see väärtust ikka igapäevatöös ka, et see igapäev ei tee pidu. Siin kotikeses on üks piknikutekk. Ene, on küll tulemas kohe tali peale, aga vanameeste suvi tõotab tulla väga ilus. Ma väga loodan, et sa selle suure töö tegemise ja kultuurielu kujundamise kõrval saad võtta siin oma sõbrad kaasa ja minna natukene mõnulema. Ükskõik, kas sa siin lähed siia mõisaparki või lähed Puhlametsa, mis on ka siin lähedal, aga naudi seda looduse ilu, et sa saaksid sealt inspiratsiooni ja jätkaksid veel ja veel. Me väga vajame sind sellel kultuuripõllul ja oleme väga rõõmsad, et sa oled meiega olnud. Aitäh sulle, Ene! Nii, siis on meil ka endine farmeri juhataja kohal. Selle maja ajaloo vaata, et kõige tähtsam mees on nii. Tere Ene ja tere kõik, kes te siia kogunenud olete. Ega ma tõtt-öelda ei ole siin majas või siin rahva ees esinenud vist 4 aastat enam. Aga ma mõtlesin küll, et ma saan natuke hiljem teist nitti võtta, mida rääkida, et natuke liiga pauh ja pauh siin ees. Aga teeme ruttu. Isiklikele kogemustele lähtudes ütlen, et kõige tähtsam on tervis. Ene, tervis. Ülejäänud on võimalik kas siin Meelise kaudu, ükskõik on võimalik osta. Nii et veel kord tervis. Nii, Ene kallis õde ja õemees Soomest. Nii, ja nüüd on ilmselt võimalus meil natukene ka soome keelt praktiseerida. Niin, arvoisa Ene, sinä pitkän matkan kulttuurityön kyntäjä, niin kuin tuolla lapussa eteisen puolelta luin. Sinä olet tehnyt todella pitkän työuran, antoisan, tunnemme, että sinä olet sellainen aikaansaava, monen asian osaaja. Olet myöskin sillä tavoin rauhaton. Sinä et malta olla mitään tekemättä ja siitä mä voin kertoa semmoinen hyvän esimerkin, kun olit meillä kylässä ja Ene, kun ei oikein saa aamullakaan kunnolla nukuttua pitkään, me nukumme hieman pidempään, niin hänen täytyy jotain saada tehtyä ja jos hän ei muuta keksinyt, niin hän viimekin kerralla keksi, että hän siivosi meidän ison terassiparvekkeen. Joskus 4-5 aikaa hän aloitti ja kun me herättiin 7 aikaa, niin tämä kyseinen tila oli siivottu ja me olimme ylen tyytyväisiä kyllä ehtinnoissa. Tämä työ tietysti niin kuin kaikille ihmisille, niin sinullekin tämä työ on antanut varmasti paljon ja sinä olet antanut tälle työlle ja toimille, mitä olet tehnyt. Ja se on tietysti onnellinen asia, kun nyt katsotaan jälkikäteen ja olen sinut pidemmän aikaa tuntenut, niin olet säilynyt nuorekkaana, virkeänä, erittäin terveenäkin, työkykyisenä ja kaikella tavalla niin kuin, sellaisena pätevänä kanssa ihmisenä ja varmasti työelämässä tulet pärjäämään jatkossakin. Että näin ollen me toivotamme sinulle vaan työn iloa jatkossakin, mutta älä uuvuta itseäsi, että hoida sitten myöskin sitä omaa terveyttäsi ja kuntoa. Että ei muuta kuin onnittelut ja hyvää tervettä elämää sinulle jatkossa. Kiitos. Loomulikult väike vahepala säravalt ristikult. Meie oleme Väiküla kultuurikeskuse tantsurühm Ristik. Me oleme Enega koos nii palju päevi veetnud, mitte ainult päevi, vaid kuid ka. Ja mitte ainult veetnud, vaid me oleme ka kaasa löönud, aidanud. Ja nüüd mul on üks reklaam.
kui on siin keegi, kes väga tahab tantsida, see võiks meiega ühineda või on kellelgi tuttavaid, kes tahaksid, siis palun, reklaam on läbi. Nüüd, Enes, sulle jõudu, energiat, ideid, võimalusi, õnne ja tervist. Ja nüüd on, Enel oli soov, me täidame selle soovi. Soov oli, et me tantsiks talle, aga nüüd olude sunnil peab tema ise ka tantsima. Nii et 2 tantsu tantsime, üks on Uku-Aru ja teine on niisugune tants, mida me oleme mitu aastat järjest igal esinemisel esitanud. See on Et oleks rahu.
küsida, Ene, et 55, et kas sa hakkasid 1-aastaselt? Jaa, siis tegelikult me oleme nüüd ühevanused. Sellega ma olen. Ene on tulnud tervitama Märjamaa segaansambel Ceres. Ja nagu siit oli kuulda, et kogukonna sädeinimene, tundub, et see kogukond on väga suur, mis ulatub Märjamaani. Viimati me sõitsime koos Viljandisse augustis ja tuuled tõid sulle nüüd tööjuubeli kingituseks 2 lugu, Oma saar ja Elukoor ja viimaseks õnnitleme sind lauluga, mis on justkui Cerese hümn, Su leidsin lilladest.
ja Ene, head saalis viibijad, sõbrad, teekaaslased. Mõtlesin tükk aega, mida öelda. Kindlasti on võimalik ju nõu küsida AI-lt. Anna mõned märksõnad ja ta paneb sulle pika jutu valmis. Siis vaatad, jutt on liiga pikk, teised ehk tahavad ka rääkida. Ütled, palun lühenda. Ta lühendab teksti, kuid tähtsus jääb alles. Siis mõtlesin biojuhi alustatud sõnadele. Pikk jutt on teadagi, mis jutt. Et mitte teiste aega kuritarvitada. Ütlen edasi meie kooli poolt, meie särasilmsete naerusuuliste laste poolt. Suur aitäh sulle, Ene. Aitäh, et oled lasknud meil siin võrratuid bioõhtuid korraldada ja kontserte kuulata. Suur tänu ja tegemist on Maarjamaa Riigikooli Raikküla õppekohaga. Aitäh sulle, Ene! Ma ka enda poolt tahtsin lihtsalt lisada aitäh meie koostöö eest. Järgmisena palun Viljandi aegadest Ene kursakaaslased, kes käisid koos õppimas, kuidas seda kultuurivagu künda nii pikalt ja uhkelt ja ägedalt. Me tunneme Enet juba peaaegu 60 aastat. Ei ole nii vana küll. No ei ole jah, aga me juba tundsime teda enne siis, kui ta ka oli. Nii, ma loen sulle natukene meenutuseks midagi. Kohtla-Järvelt algas teekond suur, pisike tüdruk, kuid hingest nii tugev juur. 1967. kooli astus ta kindlal sammul. Nii algas lugu, mis kestab veel ammugi ammul. Lossimägedes sammud kõrgeks ja rõõmsaks jäid. Paljudes paikades lavad ja laulud helisema jäid. Eestis igal pool ta häält kostis väga. Alati lõpus jäi kurda. See ongi tema vägi ja sära. 1971. aasta klubitööga uksed lahti lõi. Koorijuht, kes laulu ja ellu hinge tõi. Kasv ehk jäi pisikeseks, kuid hing on suur. Ta korraldab ning on kui piparkoogil glasuur. 55 aastat täistööd, soojust ja hoolt, nagu valgus, mis süütab meil hinged ja loob. Sõbrad kooliajast täna sulle ütlen nii. Oled kallis ja armas ja jäädki veel nii. Nii, kraabs ja kummardus kursakatele ja nüüd on jällegi võimalus natukene tantsusussi sahistada. Oh punane minu leidse elu on südanud leevi minu vihase elu. See lämma sõlsusest on nad saa seal üksisid siin lahtisid kustunud südame suur ja külmad sõlsused. Oh punapean veel sinu leidse elu on südanud leevi minu vihase elu.
ja teine võime rammida, kus üsted sul pakkusid. Läksime eesmustaks, kui keelusid seal ja kõigeks sa lahkusid. Oh, punapean veel, sinu õigeks ju on südamel levi, minu lihase luud. Oh, punapean veel, sinu õigeks ju on südamel levi, minu lihase luud. Ja kolmandal korral, kui lahvele oli, kui saatus meid kokku viib, siis viimuks mind üks asju silmade tuli ja jälle sa lahkusid. Oh, punapean veel, sinu õigse on südanud mehi, minu lihase luud. Äärmused lähmajub ja loojale, ohvid meil kadumale. Mina taevaste piire unesti veel, aga kodu ma silmidel ei näe. Mina taevaste piire unesti veel, aga kodu ma silmidel ei näe. Minu tuvan ja tühjaks ja kursunud ja sambal kangus ja sein. Ja koer see hullugu väravanes, lahkudes minust oli ei. Koer hullugu ja hullugu väravanes ja hajutab teise vahel. Kui tuntud, et ükskord kodusema saab, siis ausasti maustab. Minu endine sõprus oli unistimine ja teine sai leidnud kiidea. Nüüd nagu laevuste lainete peale. Noorte meile koira, oli kohe noorte meile koira. Tahtsite mind kõik külakoira, tahtsite mind kõik külakoira. Tõmbasid sabadega liidusse ja tõmbasid sabadega liidusse. Maailmapäev oli võõratud, kui mänguaeg oli võõratud, kui mänguaeg. Et usula panete liidusse, usula panete liidusse ja paadile lõime liidusse. Tedrikud maha ei läksi, tedrikud maha ei läksi. Panad naise üles, võtsid, panad naise üles. Võtsid nagu võia saia, võtsid nagu võia saia. Mis oli maha, rinnan maia, mis oli maha, rinnan maia.
kes on 12 liiget, on järgi jäänud. Pärast tantsupidu 3. Nii et me täna Miia mängu ei hakka mängima. Miia mängu täna ei tantsi sulle. Aga selle eest on meil kogu rühma poolt ja juhendaja Kadri poolt sulle väga sooja künnitused. Oleme hästi õnnelikud, et sa meid esmaspäeviti nii säravalt ja õnnelikuna alati vastu võtad. Et meil on väga tore siin sinuga kohtuda. Ja loodan, et meie koostöö jätkub. Palju õnne! Ma arvan, et mul on nii tugev hääl, et tagatuba kuuleb ka. Armas Ene, mul saalile küsimus. Kes oli 10 aastat tagasi siin selles saalis tähistamas 45. tööjuubelit? Ene kindlasti, aga kas teist oli ka keegi? Minul juhtumisi oli siis ka au siin olla. Raplamaa Sõnumid andis Enele ühe väga huvitava nime. Kes teab, mis see nimi võiks olla? Ene. Kas sa ise tead? Ei mäleta. Eriti nõutud eksemplar. Ene ongi eriti nõutud eksemplar, eriti nõutud inimene. Aga Enel on veel ka teine nimi. Kas te teate, mis ta teine nimi on? No öelge siis. Anne. Vot nii. Aga üks andekas inimene, kes omab palju andeid, on Anne, mis on antud ülevalt poolt. Enel on tõesti palju andeid. Ja andekas laps koolis saab hindeks 5. Ene on aga väga andekas, sest temal on 2 5, nagu te näete, see 55. Seda saab ainult eriti andekas inimene endale lubada. Mul on üks väike spikker ka kaasas. Esindan siin Lipa Vabaja keskust, naaberküla kultuurimaja. Ilus on imesid oodata. Selleks on vaja natuke usku ja unistusi, lootust ja lapsemeelsust, kujutlusvõimet märkamaks vikerkaare nii halvas kui head. Ilusam on imesid luua. Selleks on vaja tahtejõudu ja töökust, loovust ja loomulikkust ja olemisjulgust, kasvades piibelehena nõgeste seas. Selle luuletuse on kirjutanud Virve Osila. Need sõnad tegelikult käivad kõik Ene kohta, sest tal on julgust, tal on lootusrikkust, tal on tahet, tal on kunstimeelt. Nii et siin saame ainult soovida Enele, et tal jätkuks julgust ja tahtmist seda teed julgelt edasi käia. Palju õnne! Siin sees on album, väga vanaaegne asi.
Ene on väga kirglik pildistaja, fotode tegija ja tema suurepäraseid pilte koduaiast, üritustelt võib näha Facebookis, aga Facebooki pilt on täna, homme ja siis ta kaob kuhugi kõrgustesse, pilvedesse ja tihtipeale pärast neid pilte enam pole võimalik vaadata ega nautida. Ene, siin on sul võimalus panna pilte albumisse, mis on igavesed ja püsivad. Nii et neid saavad ka järeltulevad põlved vaadata. Aitäh sulle! Suur tantsusõber, laulusõber, aga sa ei piirdu ainult rahvatantudega. Sa armastad ka teist stiili tantse ja nii me tahtsin siis siit annada. Kallis Ene, sul on väga palju ilusaid kette. Üks ilusam kui teine. Ma tean, ma olen näinud sinu väikest armast lillenurgakest, mida sa ikka postitad. Sul on seal päris palju lilli. Ta paistab väga kena olema. Mina läksin oma aeda ja vaatasin, et kuidagi nagu teistsugused, kui sul seal näha on. Mõtlesin, et ka oma koduaia lilled sobivad sulle kindlasti hästi. Õied närtsivad, aga kui sul leidub aias ruumi ja tahtmist mässata on,
siis mul jätkub juurikast ka edaspidiseks. Ainult võtame ühendust. Mässamist natukene on, aga nad tasuvad ennast ära. Kallis Ene, et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsikäes sinuga. Edu sulle edaspidiseks ja ole sa Ene hoitud. Aitäh sulle kõige eest. Elulust. Nii, pane selle anname sulle. Ja Kaja ka. Äranägemise järgi. Ole tubli, nii trahvit inimest, kes absoluutselt igale poole jõuab. Kõik, keda teab, mis kuskil toimub, ta on kohal ja jäädustab. See on uskumatu. Jõudu sulle, tervist sulle. Meie elu on mälestuste poolest rikas. Me oleme tõesti elanud aastaid ja see on rikkus. Ja kui mina mõtlen nende kunagiste aastate peale, Ene, kui sa tulid koos oma Kohila orkestri bändiga meile Valtusse esinema, ilusad ajad olid. Aitäh sulle! Ilusad ajad on olnud kõik need, kui sa oled kutsunud meid, Valtu isetegevuslasi, siia oma toredasse klubisse esinema. Aitäh, et oled vastu võtnud näiteringi ja tuleme ikka. Aitäh sulle, et sa oled ise tulnud meie pensionäride klubi üritustele. Oled jaganud meile laulurõõmu koos oma sõbrannaga. Aitäh, see on olnud ilus, eks? Aitäh sulle. On Anto Runneli sellised read. On maantee ja maanteel käänak ja käänaku kõrval küla. See ongi meie kodu. Raikküla on nüüd tõesti sinu kodu. Oled sellega nõus? Raikküla on sinu kodu, aga kõik, me oleme erinevatest meie maakonna paikadest siin koos. Ja meil on rõõm sinu üle. Aitäh sulle. Ja on olemas lilled, neid on tänagi siin nii palju. Ja rõõm on, kui teed arvuti lahti ja Facebookist tulevad pildid, mida sa oled jaganud oma koduaiast. Aitäh sulle. Ja näed, täna on siin mul ka lillekesed ja lillikadki on. Ja siin on sellised sõnad. Tublitust, tarkust enesest kannad, soojust teistele edasi annad. Tänukiri 55 aastat kultuuripõllul. Ene Kangur. Sulle soovime jätkuvalt sisukaid aastaid, indu, õnne ja rohkesti head. Ole hoitud. Me paname ja maiustuskulu läheb ära. Aitäh! Palju tervist. Alati kultuurimajas on pidu, siis ikka kiirelt sammud siia poole seame selleks, et siin ootab meid ees Ene, alati rõõmsam enne vastutulelik ja sõbralik. Nüüd ühed laulusõnad. Täna on kaunis päev. Täna Enel pidupäev. Palju õnne, kallis Ene. Õnne soovime sul.
siin on sulle. Ja. Ja kui Ene selle mütsi pähe paneb, siis on kaugelt näha, et meie Ene tuleb. Homme panen, täna on soeng ja see läks ka juba oma jagu maksma. Ei räägi, kallis Ene, nagu enne ma ütlesin, et pea püsti ja ikka uhkelt edasi. Jaa. Ja Ene, sa ei olnud veel 20, kui sa tööl hakkasid. Sellega seoses jääb sulle soovida, et sa paneks sama tempoga edasi. Ei tohi järsku katki. Palju õnne. Kallis Ene, täna on siin öeldud, et lõikelilli ei tooda, need närtsivad. Siis on lubatud, et lilled on, aga juurika saad hiljem. Aga kuna me oleme näinud su imelist aianurka, siis meie tõime juba sellise lille, kus on õied, mis ei närtsi ja on juurikas ka juba olemas. Ja pidupäeva puhul peab ikka tööd ka tegema natukene, nii et tervistutame. Aga ma ütlen veel, sama pisikene nagu sina, sama ilus ja armas nagu sina ja visa ka. Nii et suur aitäh sulle. Rapla Viker Kaane klubi. Lubate teile ühe käega. Tule siia. Mõni sõna siis sinu iseloomustuseks veel. Sa ei jää ootama täielikke hetki, vaid võtad praeguse ja teed selle täielikuks. Tere kõigile pidulistele, kõikidele, kes on ise tegijad ja kes tulevad, naudivad kõike seda, mida Ene teeb. Kallis Ene, sina oled nii särav, et sinule täna küll ei saaks öelda, et sul on töö juhtel. Sinul on lihtsalt 55 aastat. Et sa oled meile pakkunud palju ilusaid õhtuid, mälestusi sinuga koos veedetud aegadest. Ja paljud inimesed võib-olla mõtlevad, et mis mul siia peidetud on. Peidetud ei ole eriti midagi, aga siin on naudingud ainult sinule, natuke kultuuri. Aitäh sulle, aitäh kõigile. Armas Ene, sinu kultuuritöö läheb ajalukku. See läheb sinu ajalukku. Ole terve ja mõnus. Kallis Ene, sa oled võõratu. Väga tarvis. Sul on nii palju täna häid sõnu öeldud, et meie pikalt ei hakka rääkima. Meie fänname siin hirmsat moodi. Tead isegi, mis ajast saati. Põhiline on ikka pidu. Ja põhiline on meil pidu ja kasatšokk. Seda oleme Enega koos tantsinud, aga nüüd mina enam ei ole võimeline. Ene on ikka. Aga Ene on ikka ja mina olen ka Ene.
soovime sulle kõike hästi palju tervist, et sa jaksaksid ikka veel edasi. Nii. Tööd ja teha ikka huvitavama ja vaat see on päris raske. Selline tükki aastaid olnud meil ühte ja teist kuulata, vaadata ja nautida. Ja nüüd ma tahaksin täna sulle pakkuda töörõõme. Siiani on rõõmu tööst, aga töörõõm on nüüd jätkuvateks aastateks meie seltskonna poolt. Aitäh sulle! Veel korra. Ole terve. Aitäh. Sul on 3. Aitäh, Mart. Aitäh, Mart. Kui õpilased peavad õpetajast lugu, see on väga ilus. Just. Nii. Ma ei ütle, meie kasvatame seda edasi ja õitsed, jälle õitsed ja tugevat jõudu, jaksu ja aitäh, et sa oled nii alati olemas olnud. No, olen. Selline uskuvat aegumine on seal seina peal, aga mis teha? Elutöö on pooleliski juba tehtud. Nii palju ette ei juhtu, aga ehk 20 aastat veel. Oled kaua ja tee ikka veel. Siis kätte jõudnud nüüd oli hetk, et surume täpp ka. See on sellest käes, kui sina alustasid. See on saviplaatodega, see on praegu on CD-ks tehtud. See on moodne värk kuivas kokku. Ja siin on meie vormiliigus. See kire sinna hommiku sulle. Terviks. Kõik ilus. Kus tuleb taustad liike tehtegi, kus pülle ja pisare kuulsin jääväli. Oi, hyvä kitsi, onko huukusinai, kus korrana kokee ja hätsä ja häi. Kus mahtuissa meillä, kus reveli saattaa, kus armastu, ikässä saattaa.
võtsin, kust võitlus läbi, kus nüüd aegu kogeda hääd sain ja hääd. Kui sa mõtled, mis on veel, kui sa redel, mis sa vaatad, kui sa armastud algad, iga see hakkab. Roosinit ja veiniklaas näib heibutuseks vilige, polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Kui elust tükke keel ma teen, küsimatu on mu meel, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Austajaid hirnana, minu käinud keelamana, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Pole sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Ja kõik koos! Kui sa nüüd kord tagasi endale sina otsin jälle, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Õnnelikult siis mida saan, kui minu midagi ei küsida, sest polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Rannalinna restorani on sees ja õunes. Üle me seitsme aasta lõbus nööbikutel. Üle me seitsme aasta lõbus nööbikutel. Keegi oli jälle tahtnud oma juurde. Sõber oli nägi ja nalja tões lugi.
Siis kui liiga oli paisul võõras ihuliina. Siis kui liiga oli paisul võõras ihuliina. Vahel on nagu tahaksin midagi muud, mitte seda, mis minule antud. Ka ma ei ütles, et tahaksin päikest ja kuulati juge, mis pole veel antud. Tahan häskeset kuum nagu lõunama öö, kõrge, mis minu jaoks laetud. Ma ei ütleks, et oled tal koorida seda, hästi, et asi saab saetud, sest tahan lennata, aga mitte eriti kõrgele. Tahan lennata, kardinali kokku võrdes. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgele. Tahan lennata, kuigi lihtsam on vaadata lennumas kohtulikult. Tahan lennata sinna, kus jalgpole käinud. Tahan korraks keerasid minna. Ma ei mõtle, et oleksin kõrgesse läinud. Tahan näha või suuremat minna. Tahan liituda lehtrile kallast ei näe. Ma ei mõtle, et kullaksin laindes. Tahan korraks ta sisse vaid korrata käe. Kas tõesti see soolased maitseb? Tahan lennata, aga mitte eriti kõrge. Tahan lennata, aga näe, kardinal kokku võrdes. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrge. Kallis Ene, kõigepealt ma tahaks teha sügava kummarduse tänuks sinu lõpmatu energia ja pühendamise eest. Ma soovin sulle jätkuvat tegutsemislusti, energiat ja meeldivat koostööd, nagu meil siiamaani on olnud. Aitäh sulle, palju õnne! Kõigepealt teile kõigile ma teen kummarduse. Aitäh, et te tulite. Ja see kummardus tuleb kohe. Aga nüüd ma sooviksin väikesed tänud anda edasi. Kõigepealt folkloorirühm Ristik, Ristiku juhendaja Helle Pohla. Hurraa! Segakoor, ansambel Ceres, juhendaja Riiveram. Tõelised tänased üllatajad. Kaiu tantsutrupp, Elu, Rõõm. Kus nad on? Rõõm on alati. Vähe sellest, et meie teda üllatasime. Ta üllatab vastu. Ei oodanud. Kas imbus läbi minu üllatus? Vaata, kui palju mul on, vaatasin, kellele andida. Et see kõik täna kostaks teie kõrvadesse ja korralikult, siis Heliver Sorimar. Nüüd tahaks siia kutsuda 2 meest korraga. Aare ja Eino. Sest kõik see tänane lugu on võetud videosse, on tehtud pildid ja rõhutan veel, mis saab pandud albumisse. Eino ja Aare. Aga ma tahan tänada ja miks sind, et sa võtsid kõigepealt selle päeva juhtimise enda kanda ja muidugi sinu firma on tänase cateringi teinud. Aitäh! Imetore on see Raikküla kultuurikeskus. Siin on alati soe, valge, hubane. Aga et see maja kuulub osaliselt Raikküla farmerile,
ja mina olen Raikküla farmeri töötaja. Ma olen rõõmus, et ma saan teha siin seda kultuuritööd, pakkuda kõigile kogukonna rahvale ja kaugemalt tulijatele alati rõõmu. Hea, kui on sul sõber ja sõbral on õlg, mille vastu toetada. Aitäh, farmer, aitäh sulle, Meelis! Ja muidugi põksuva südamega pean ütlema, et see kingitus osaline farmeri poolt, siin lava peal see muusika, ma olen südamepõhjani liigutatud. See Raikküla kultuurikeskus ei ole olnud aastast aastasse kogu aeg sellise nimetusega. Kui see maja ehitati aastal 1985, siis ta oli hoopiski klubi nime all ja ta oli ikkagi kuulus. Tol ajal oli veel kolhoos, aga sellest läks natuke aega mööda ja sellest kolhoosist sai osaühing Raikküla farmer. Kui mina siia majja tulin, see aasta oli 2005. Eks see maja oli vist päris tükk aega olnud nii, et nagu oli ja ei olnud. Aga selle seisva koha pealt tuli hakata kiiresti mõtlema, tegutsema. Ja näete, nii kaugele on jõudnud see maja. Aasta oli 2013, kui tolleaegse osaühing farmeri juhatajaga, härra Tõnu Rahulaga, pidasime plaani, kuidas saab, kui Raikküla väike vald on lõpetanud töölepingu kultuurimajaga. Meie ühine mõte oli see, maja tühjaks ei jää. Ja Tõnu arvas nii, kui sina ene vead kultuuri, siis mina rahastan. Ja niimoodi see asi läks käima aastast 2013. Kui palju on selle aja jooksul tänu farmerile saanud siin majas toimetada, teha. Estonia tiibklaver, tehke aplaus. Neid asju kõiki ei jõua üles lugeda, enne saab tänane päev otsa ja tuleb homne päev kätte. Aga veel üks väike märguteade, et aastal 2018 sai see maja renoveeritud ja loomulikult tänu osaühing Raikküla farmerile. Hea Tõnu, ma südamest tänan, et sa olid tol ajal olemas, et meil oli tol ajal palju suuri asju võimalik koos teha ja et sa oled ka praegu ikka alati toetajaks ja ka sinu õlg on minu õla vastu. Annes, väga hea toetuspunkt. Aitäh sulle, Tõnu! Tol ajal, kui oli aastal 1973, töötasin mina Kohtla-Järvel Viktor Kingisepa nimelises kolhoosi klubis. Minul oli selline kolhoosi esimees seal, kes ütles, kõige parem ansambel meie lõikuspeole, see mis maksab, pole tähtis. Midagi tuttavat tuleb mul siin ka vahest ette. Ja ma kutsusin teid esinema.
Teie esinemisi on olnud aastate jooksul nii palju, aga minul on see meeles kui eilne päev. See aasta 1973. Meie sõprus algas, ütleme nii. Saite teie 45 aastat, oli meil au käia oma rahvapateid tervitamas. Saite teie 50-aastaseks, käisime jälle oma rahvapateid tervitamas Viljandi kirikus. Kui sul on sõber, külasta teda tihti, sest okkad ja kadakad kasvavad sellele rajale, mida ei tallata. Aitäh, poisid! Ja nüüd ütlen veel nii palju, enne kui ma annan siit üle, ega see väga raske ei ole mul käes. Kõik on palutud siis kohvi jooma, torti sööma. Võtad oma tordi, kohvi, tuled lauda ja me teeme niisuguse väikese pausikoha. Kukerpillid istuvad ka meiega lauda, võtavad tükikese torti, kohvi ja siis läheb lahti tantsuus. Nii, aga nüüd siis ühesõnaga aitäh, kukerpoisid! Hurra! Staar staaridega. Esimene lõige tehti. Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato Corneo. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee very importante. No time to talk, scusi. My days are very busy, and I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no need to be depresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato Corneo. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, it's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Espresso macchiato.
Se mai
saare võtma ümber leidnud, kus kulla kõrved ja päevad on näha igal pool. Meil aasiad ja võtted läbi veelikud, see kaunised läinud ja vaimne hoidja. Selfie